Kallid sõbrad, kuidas teil rohelise mõtlemisega lood on? Ehk oleks aeg mõtlema hakata, kui te hetkel veel ei mõtle, sest et see jalajälg, mis me siia maamunale jätame, tegelikult see on ikkagi küllaltki suur. Ja kõik teie, kes te võib-olla rohelise mõtlemisega nii-öelda kaasa ei ole läinud, siis ma tean, mis teid kindlasti huvitab ja selleks on raha. Meie järgmises loos tuleb juttu mõlemast, nii rohelisest mõtlemisest kui ka rahast ja nimelt on Eestis üks ettevõte, mis toodab päikesepaneele ja selliseid, et ei saa arugi, et need on pandud maja katusele. Helen, me seisame ühe maja hoovis ja siin on ilus selline maja, kus on siis nagu katus, nagu ikka igal majal katus, aga see katus on natuke erilisem, et see siis toodab ka päikeseenergiat. Aga ma ei näe ühtegi päikesepaneeli siin peal. Jah, Jaanus, see ongi uudis, et tegelikult ka tavaline katus, mis näeb välja nagu oleks tavaline valsplekkatus. Ja, aga sinna sisse on peidetud nutikus, et see katus teeb siis 3 asja. Ta kaitseb vihma eest, täna on natukene vihmane, siis ta toodab elektrit ja tegelikult ta toodab sulle ka tulu. Kus kohas need paneelid on siis? Ongi sama plekk on siis ütlesin nagu need paneelid või see ei olegi plekk üldse või kuidas? Ja see on tegelikult tavaline katusekattematerjal, kus siis Roofit Solar Energy on sellise uue tehnoloogiaga sinna peale ehk sinna vahele on peidetud siis päikeseelemendid. Aga mis te eelised on sellisest tavalisest päikesepaneelist, mis ma olen nagu näinud niimoodi, et majade peal on sellised paneelid pannakse. Neid oleme kõik ju näinud, et mis ta eelis või erinevus siis on? Ja eelis ongi see, tegelikult see hoiab kokku ühe kihimaterjala. Muidu inimene paneb 2 kihti, ta maksab 2 paigalduse eest. Teisalt ta on tugev, ta on nägus ja tootega tehnilise garantii anname 25 aastaks. Ja palju siin see katus toodab siis? Selle katuse võimsus on 7,77 kilovatti, mis on umbes nõksa üle keskmise. Eesti majapidamised tegelikult vajaksid umbes 5 kilovatti või mõned on 10 kilovatti, oleneb kes, kuidas, mis küttesüsteemid on. Aga siin on jah, juba tuleb nagu peaaegu pluss energiamaja, et ta maja toodab rohkem, kui ise tarbib. Ja täpselt selline näeb siis katus välja, see sama katus siin ülevalt. Täpselt nii ta siis ongi katuse peal siis? Ja see on küll hästi pisikene näidis, mis on tehtud lihtsalt käekodis kaasas kandmiseks, aga tegelikult täissuuruses paneelid on umbes 2 meetrit pikad, edaspidi on isegi kuni 5 meetrit pikad ja on siis 3 rivi ja nagu siin on näha, et siis siin on tavaline valsplekk, et rahe korral inimesed kardavad, et natuke koliseb, aga kui nüüd vaadata Roofit Solar materjali, siis see on tummisem, kuna ta võtab tegelikult seda rahe ja vihma müra võtab ära. Ja, aga siiski ta on hästi õhuke. Ja siis need on siis need, kus see... Ja pluss-miinus, kus siis elekter jookseb sinna kokku, ühendatakse ära ja ega ta paigalduse mõttes ongi sama lihtne nagu tavaline metallkatus, ainult see elektriosad tuleb juurde ühendada, nii et 1-2 päeva ja valmis. Praegu see toode kokkuvõttes on soodsam, kui panna päikesepaneelid uue katuse peale, kuna ta ongi juba 2 materjali on ühes ja ühe sama paigaldusega. Tööjõud maksab mõnikord isegi tänapäeval rohkem kui materjalid. Mis summadest me üldse räägime näiteks selle maja puhul siin? Keskmiselt selline 5 kilovatine süsteem, mis Eestis majapidamise et selle saab siis umbes 7000 eurot, kus sees on siis juba katuse materjal, inverter, kaabeldus, elektritarvikud ja siis tavaline metall ja kõik muud, mis on siis erisoovid juba vihmaverennid ja need siis erisoovid tulevad juurde. Mind on nüüd siis tuppa lastud. Tere, Henri! Tere! Sina oled siis majaperemees. Miks sa tegid sellise valiku? Miks sa tahtsid endale just sellist katust, mis on väga modernne ja tegelikult õige isegi? Tead, mina olen mõelnud sellele natuke teise nurga alt, et meil tuleb võtta teatud vastutus oma tegevuste eest. Ja kui me ehitame maja, siis me ju ka mingi jälje jätame endast ja loodusesse ja looduskeskkonda ja siis me läbi selle katuse on võimalik oma jalajälgele vähendada. Aga lähme vaatame sinna, kus selle tootmise süda on, ehk see inverter, see on siis eraldi nagu selline, kuidas ma ütlen, selline karbike kastik on seina peal, on ju? Jah, siit võib vaadata nüüd, kui palju tänane tootlus on olnud, see on 14 kilovatt-tundi. Praegu, kui isegi päike ei paista, 1,1 kilovatti toodab ja tänane on siis 1700 kilovatti on kokku tootnud. Ütleme, aprillikuu oli minul üle 1000 kilovatti. Ja kui ma ütlen, et ma kulutasin aprillis kuskil 260 kilovatti ise ära, ütleme keskmiselt. Ja siis ülejäänud müüsid sa maha kõik? Ülejäänud müüsin maha, jah. Ja kui mõelda, et kui ma ainuüksi aprillis teen 1000 kilovatti,
siis mul tegelikult see keskmine, ma juba olen niimoodi 2 kuud olen juba energiat tagasi tootnud. Pluss on see, et kui ma aprillikuu energiaarve sain, siis oli seal -35 eurot mul. Nii. See tähendab seda, et kontole sa ei saa, aga see on nagu ettemaks. See on ettemaks, jah. Eks näeb, kui palju mul siit ettemaksu koguneb, eks ole. Ja lisaks on täna veel võimalus saada ju väiketootjal ka sellist toetust, rohelise energia toetust, nii et ma sealt sain ka veel kuskil 60 euro kandis, nii et ma olen väikse ajaga juba ligi 100 eurot niimoodi võidus. Ja pluss veel oma energia ka nii-öelda kasutad, sest suur võit tuleb ainult sellel hetkel loomulikult tagasi müüd, aga kui sa kasutad ka, kui ma võin öelda, et need pesud, mis mul seljas on ja mu püksid on, need on täna päikseenergiaga pestud. Päikseliste pükstega Henri. Jah. Soovitad ühesõnaga teistele? Soovitan väga ja tõesti mõelda mitte ainult raha peale, vaid sellele ka, et kui palju me suudame tegelikult keskkonna säästa sellega. Kliima soojenemine on ja kõik see muu tegelikult on suur probleem, kõik see plastik asi. Et mõelgem siis rohelisemalt. Kindlasti. Aga kuidas selle hooldamine käib, et paks lumi tuleb ära lükata varakult või kuidagi tuleb neile pesta, et see päikesekird ikka läbi läheks? Ja Eestis on meil nii vedanud, vihm peseb ja päike kuivatab, et kui ta on õige nurga all, siis me käisime siin paar nädalat tagasi vaatamas, oli paksult õietolmu täis. Ja katus ikkagi töötas ja tootis nagu pöörane ja lumi, et nagu te näete, ei ole siia pandud neid lumetõkkeid, sellepärast, et me ei taha, et see lumi sinna pidama jääb. Pigem ja ikka alla ära pigem ta jookseb. tuleb alla, sellepärast, et päikesepaneelid on töötades soojemad ja kui juba see üks väike päikeseelement saab valgust, hakkab töötama, ta sulatab terve paneeli lahti. Inimene nüüd tunneb siirast huvi, pöördub teie poole, millal kaua läheb, et siis on selline moodne katustel pea kohal. Ja läheb natukene aega, kui siis homme tellida, siis augustiks oleme valmis selle materjali tehase uksest välja lükkama ja saatma objektile.